Tere tulnud ja näiteks eelmisel aastal, aastad pole vennad, eelmisel aastal koguti mitte küll kuninglik summa, aga 20 000 krooni, mis läks siis kahele noorele kunstnikule, kellest üks on ka täna siin esindatud, see on Maris Kase, ehk siis 2007. aasta disainiöö ja oksjoni stipendiaat, kes nüüd siis mitte küll ainult talle siit laekunud summade eest omandab oma kunstikogemus edasi Pariisis. Ja teiseks on siis Bent Talvet, kes nüüdseks töötab Soomes Nokia firmamärgi all ja kasuks. Nende, või vähemalt siis ühe neist kunstnikest loominguga me täna ka alustame. Seega lubage kuulutada tänane disaini oksjon pidulikult avatuks. Kas veel on keegi väljas, kes imetleb valgusmoodide show'd ja pole jõudnud meie hulka? Arvan, et aeg on läinud piisavalt üle, et võiksime siiski alustada. Ja loodame läbida kiirelt kõik täna välja pandud esemed, mis ma loodan, et leiavad omanikku. Seda enam, et te kõik teate, te mitte ainult ei lumasta endale nägusaid esemeid, vaid te toetate ka mõne andeka Eesti disaini üliõpilase õpingute jätku välismaal. Ka enda kõrval oma veeldavat assistenti Tõnis Vellamaad, kes väärib ka suurt aplausi, sest ta on disainiööde ajuselgroon, nägisüsteem, ühelinge sarvetäis. Tõnis siis aitab mul osutada ühe või teisele teosele, kui ma oma lühinägelikkuse tõttu ei peaks ühte või teist asja ära tundma. Ja alustame siis, kui teil juhuslikult on sellised paberid, ma vaatan, et enamusel ei ole, siis ma loen kõik artiklid teile järjest ette ja on ka toimunud mõningaid hinnamuutusi ja mul on rõõm öelda, et soodsamas suunas, ehk siis mõned kunstnikud on oma tööde allhinda veidikene ka madaldanud. Tegu on, nagu näete, siis disainitud riidenagiga. Autoriks on siis eelmise aasta stipendiaat Maris Kase ja selle teose, praktilise teose, täna muuseas enamus teosed on ikkagi väga praktilised, seda disaini tarbekunstid meid ka nõuavad. Selle teose nimeks on Naerusuu ja allhinnaks täna disainiöö oksjonit alustamaks vägagi naerusuine ja naeruväärne summa 100 krooni. No mis selle eest saab maailmas? Mitte midagi. Ma ootan teie pakkumisi ja teeme nii, et siin oksjonil me erilist sammureeglit ei kehtesta. Kes tahab midagi pakkuda, tõstab käe ja hüüab ise välja mõne summa, mille ta on selle teose eest nõus käima. Loodan siiski, et need summad ei koosne sentidest ega ühekroonilistest, vaid väärikalt mingist enam-vähem ümmargusest numbrist. 100 kroonise allhinnaga. Kes soovib omandada allhinna eest? Allhinna eest soovijaid on, allhinna eest on soovijaid, ma näen, et 1-2 kas tööte koos, ei ole koos, jah? No siis kas keegi on 200, te hakkame 200. Väga hea. Kas ma kuulen näiteks 300? Kas võib loota, et ma kuulen 300? Oksjoni algus on väga pahaendeline. 300 krooni ei olda nõus välja käima selle kauni terasest. Ära pane, keegi juba on siiski 200 hiilgava krooni eest nõus selle omandama. 350 krooni pakub, 350 krooni. See on, kallid sõbrad, umbes 5 õlut. 350 krooni esimest korda. 350 krooni disaineri nagi eest teist korda. Kas kuulen kusagilt 400? Saab katsuda, palun. Katsuda, kui raske see on. Täis teras, nagu öeldakse. 400 on pakutud, 400 krooni on pakutud esimest korda. 400 krooni on pakutud ka teist korda. Raskusest ei olnud väga sobiv, sest rohkem ei pakutud sealt poolt. 400 krooni selle liiga raske nagi eest on praegu pakutud 2 korda. Daamid ja härrad, kas on keegi, kellele peab tõlkima võõgeeles? 450 on pakutud, kas kuulen 500? We have 450 for this lot number 1. Do I hear 500? Kas kuulen 500? 450 esimest korda. 450 on pakutud teist korda. 500 on pakutud, 500 esimest korda. 500 ka teist korda. Ja et oma aega mitte raisata,
kuulutame selle artikli siis, kui rohkem pakkumisi ei tule, 500 krooni eest. Vaata, et müüduks, kas tuleb pakkumisi 500 krooni kolmandat ning viimast korda. Ja artikkel on müüdud, aplaus meie esimesele ostjale.